See on üle mõistuse kõva rajoon. 4-5 aasta pärast see korter maksab ja 2 korda rohkem. No Tallinnas on Kalarannas, Noblessneris täna kuskil Talsinkis sama ruutmeetri hind, aga see ei ole Dubai. Tavaliselt keegi ehitusplatsil ei viitsi käia, aga mina alati käin. Vaatame, mis seal praegu toimub. 4-5 aasta pärast te mõtlete, et miks te ei ostnud siia mitu korterit. Täna me teeme ülevaate Dubai Maritime Cityst ja see on väga oluline rajoon, sest see on üks viimaseid maa-alasid Dubais mere ääres, kui veel saab ehitada. Dubai mereäärne piirkond on praktiliselt täis ehitatud ja meid huvitab kõige rohkem poolsaare tipu kommuun tipparendajalt Beyondilt, sest arend ostis terve poolsaare tipu, et ehitada sinna mitukümmend tornmaja koos laguunide, eraranna, parkmetsa ja muude lisadega. Ja antud kommuun on täna kuni 2 korda soodsam analoogsetes valmiskommuunidest. Ning see rajoon on viimane poolsaar Jumeirah rannikualal. Ja see on oluline, sest asub veel Kuldse ringi sees. Ja Kuldse ringi sees asub meil Downtown Burj Khalifaga, J1, La Mer, City Walk, Bulgari, Nikki Beach ja lõpeb see Dubai Maritime Cityga. Aga Dubai Maritime City meil jaguneb ka 2. Poolsaare algus, kus ehitab väga palju erinevaid arendajaid ja siis poolsaare tipp, kus ehitab Beyond kommuuni. Ja miks kommuun on oluline? See on ühe arend ehitatud, seal on ühtne infra, seal on väga palju lisasid, mida ju lihtsalt ühes tormaes ei ole. Ja hinnad on täna näiteks võrreldes konkureeriva valmis Blue Watersiga, kus on maailma suurim vaateratas, 2 korda soodsamad. Et täna saab Beyondi siseneda 550 000 eurost koos 3-aastase makseplaaniga ehitusajal, eks sul ei pea olema seda kogu raha taskus olema. Ja Blue Watersil maksavad korterid poole rohkem ja seal peab olema sul kogu raha ja seal on suurem hinnakasv juba läbi. Matemaatika on lihtne. Te teate, kuhu see hind võib meid viia. Ehk kui te täna ostate 550 000-ga, siis 4-5 aasta pärast see korter maksab ja 2 korda rohkem. Lihtsalt sellepärast, et mereäärsed maad ei ole ja meri oli, on ja jääb. Ja me nüüd lõpuks jõudsime Beyondi kontorisse. Siin on kontorites olemas majade maketid, rajooni maketid, et me saame vaadata vaateid, rajooni detailplaneeringut, et ei ole nagu Eestis suletud uste taga. Et siin on kõik olemas, et teha õige valik, valida õige korter, katsuda siseviimistlusmaterjale. Kõik on selle jaoks loodud. Lähme vaatame. Ja nüüd me jõudsime Beyondi kontorisse. Ta asub siin Dubai Maritime City kõrval ja Dubai Maritime City jaguneb meil siis 2, nagu ma rääkisin, rajoon poolsaare alguses, kuhu tulevad ärihoonet ja väga paljud erinevad arendajad ehitavad oma maju ja siis poolsaare tipp, mille ostis Beyond ära, mis näeb täpselt samamoodi välja, nagu tuleb siia. Ja see on väga oluline, sest te näete, et Maritime City asub meil ainult 15 minuti kaugusel Downtownist ja Burj Khalifast ja ta asub Kuldse ringi sees. Meil on siin Burj Khalifa, Downtown, City Walk, Bulgari, J1, La Meriga, Nikki Beach ja sellega lõpeb Maritime Cityga ära. See kuldne ring. Ja siin näiteks Bulgaris ja Nikki Beachis maksavad meil kinnisvaraarendused 3-4 korda rohkem. Aga tuleme rajooni juurde tagasi. Nagu te näete, siin hakkab olema rajooni algus ja rajooni lõpp. Ehk meil on siin olemas ühised laguunid, pikk promenaad. Need majad, mis on veel halli kupli all, need ei ole veel müügis ja välja kuulutatud, need tulevad. Aga nagu te näete, et siin elumaju ei ole jäänud enam palju järele, pool rajooni on välja müüdud. Suur parkmets, 6 hektarit, pargimaed ja nagu te näete, siis on olemas ka erarand ja spordiväljakud. Ning see on kõik ühtne rajoon, mida võivad elanikud kõik kasutada. Ja mis on oluline, kõik majad on ehitatud 45 kraadisse nurgal, et isegi teise liini pargimajad näevad läbi esimeste liini majade merd, näevad puhast parkmetsa, näevad downtowni, näevad ka päikseloojangut ja Jumeirah siluetti. Siin on oluline mainida, et kogu rajoon saab valmis aastaks 2030-2031, ehk me ei pea ootama 10-15 aastat nagu uue palmi valmimist. Ja antud rajooni ettepoole, kus on teised arendajad, tuleb ka kaubanduskeskus, tuleb
kool, et kõik eluks vajalik tuleb ja samas see uus eksklusiivne rajoon on mere ääres ainult 15 minuti kaugusel downtownist. Ja see on meil siis metsakommuun, mis asub 100 meetri kaugusel merest. Majad on ehitatud siin üksteisest umbes 60 kuni 100 meetri kaugusel, et oleks piisavalt ruumi vaadete jaoks. Ja metsakommuunis on meil siis Ontalia, mis on juba välja müüdud, kus ma olen müünud 9 kliendile korterit. Siis uus kanjonimaja. Siin on olemas neil otse väljapääs parkmetsa ja otse väljapääs mööda silda mereni. Ja 2 maja on veel kupli all, mis tulevad järgmine aasta müüki. See on siis kõige uuem maja Maritime City Poolsaare tipus Pargi kommuunis Canyon. Maal on siis 360 kraadi vaated. On olemas ka metsavaade, downtown ja Burj Khalifa vaade, laguuni ja merevaade läbi maade ning päikseloojangu ja merevaade. Kui me räägime vaadetest, siis kõik sõltub teie eesmärgist ja eelarvest. Sest loomulikult mida kõrgemal, seda kallim. Aga alati mida kõrgemal ei ole kõige mõistlikum. Miks? Sest kui te näiteks saate metsavaatega korterit, siis on palju mõistlikum osta võimalikult madalamal, et te näeksite metsa ja rohelust, mitte ei vaataks üle selle. Kui on downtowni vaade, siis on hea osta võimalikult kõrgele, et see vaade oleks võimalikult puhtam. Majad, mis on seal Maritime City seespoole, jääks ette. Kui me räägime merevaatest või päikseloojangu vaatest, siis mina ostaks keskele, siis vaade ei ole liiga madal ega liiga kõrge. Ja loomulikult hind sõltub ka suurusest, korrusest, vaatest. Siin algavad hinnad kahetoalisel korteril 560 000 eurost ja kolmetoalisel korteritel circa 900 000 eurost. Ja see ei ole see, et teil peab olema see raha täna. Siin on sissemaks ainult 20% pluss ühekordne maamaks. Ülejäänud 3 aasta jooksul veel 30% ning 50% kätte saamisel, mida saab tõenäoliselt finantseerida ka pangalaenuga kohalikust pangast. Ja antud majas on olemas kõik, mis on teil eluks vajalik. Bassein, katusel bassein, jõusaal, lastemänguväljakud ning ka loomulikult kõik, mis teile see rajoon pakub. Ja see on meil siis esimene liin. Nagu ma rääkisin, et antud rajonis on olemas nii pargimajad, mis on 100 meetrit merest, kuhu on olemas ühendus kõikide laguunide ja erarannani. Ja see on siis esimene liin, kus meil on olemas jahtklubi, soolaveelaguunid, kõik poed, kohvikud, restoranid ja promenad, mis läheb rajoni lõppu välja. See on väga suur maala ja siin on meil täna Orais 2 maja, mis on välja müüdud, Sensia maja, mis on välja müüdud, Muurali maja seal lõpus, mis on välja müüdud ja siin on Suliveri 2 maja, kus on viimased korterid tänase päeva seisuga. Ja veel 3 maja, mis on kuplite all, mis tuleb järgmine aasta müüki, aga juba kõrgem hinnaga, sest arendaja tõstab iga uue majaga 3–5% hindu, sest nõudlus on väga suur, majad müüakse paari päevaga välja ja vahepeal kukuvad lihtsalt mingid broneeringud. Sellepärast mingid korterid tekivad hinnakirja tagasi. Aga mis on minu investeerimise loogika? Kui teil on suurem korter, te tahate otsest merevaadet, siis ma soovitan osta teile suurema korteri, mis on 3 või 4 toaline. Kui te näiteks soovite osta väiksemad korterid, kõik väiksemad korterid on maja tahavaatega. Ehk mina siis pigem ostaks juba pargirajoonis, sest hind on soodsam, aga näiteks downtowni peale vaade on sama. Sest tavaliselt suurema korterite ostjad on nõus maksma teile rohkem preemiat selle eest, et see maa on esimesel liinil. Kahetoaliste korterite puhul mina pigem vaataks hinda. See on üle mõistuse kõva rajoon. Veel maailmas on olemas rajoon, mis asub 15 minuti kaugusel kesklinnast, mere ääres, gated community, oma erarannaga, oma laguunidega, spaad, Michelini tärniga restoranid, kõik eluks vajalik. Parkmets Dubais, mere ääres, sellist luksust me ei ole veel näinud ning sellist analoogset rajooni Dubais ei toes, lihtsalt enam ei ole maad, kuhu seda ehitada. Kui me räägime korteri ruutmeetri hinnast 8–9 000 ruutmeetris, no Tallinnas on Kalarannas, Noblessneris täna kuskil Talsinkis sama ruutmeetri hind, aga see ei ole Dubai ja seal ei ole spaasid, basseini, erarandu ja laguune hinnas. Oletame, kui te tahate siia korteri osta, kuidas näeb välja ostuprotsess? Esiteks, paljude jaoks on see küsimus, et kuhu ma maksan, kellele ma maksan, äkki ma jään rahast ilma. Ei, te maksate arendaja deposit kontole, see on arenduse jaoks spetsiaalselt loodud konto, kuhu te maksate raha, mis on valitsuse poolt
külmutatud nii kaua, kuni ei hakka ehitus ja vastavalt ehitusetappidele hakatakse seda raha lahti külmutama. Ehk näiteks tuleb Maa-ametist kontroll, vaatab, et on juba ehitustööd hakanud, ta külmutab mõned protsendid arendaja jaoks lahti. Kui ei ole ehitust hakanud, siis ei külmuta, mis tähendab seda mustema stsenaariumi puhul, kui arendus peaks minema hapuks, te saate oma raha tagasi. Ning mis on veel oluline, et näiteks kui te tahate osta siia rajooni korterit, siin on väga limiteeritud kogus ja paljud kliendid ei saagi soovitud korterit, et me peame olema kiired, mis tähendab seda, et näiteks kui mingi korter vabaneb broneeringust, siis me peame maksma 50 kuni 100 000 dirhamit sõltuvalt korteri hinnast broneerimistasu, siis nädala-kahe jooksul 10% sissemakset miinus broneerimistasu, sest seda loetakse ostuhinna sisse ja ühekordne maamaks 4%. Kuu jooksul veel 10% ehk kokku 20% on sissemaks pluss 4% ühekordne maamaks ning lisaks iga aasta 5% ja 5% ehk kokku 10%. Ehk ehituse jooksul 3 aasta jooksul te peate maksma 30%. 20% sissemakse, ainult 30% ehitusel ja 50% kättesaamisel, mida on võimalik finantseerida ka kohalikust pangast laenuga, kui teil on olemas Euroopas stabiilne ning ametlik sissetulek nagu palk või dividendid või mingi muu tulu. See makseplaan on väga hea, ta ei ole agressiivne, sest paljudel teistel arendajatel on vaja ehituse jooksul maksta 70-80%, mitte 50%, mis võimaldab seda, et te lööte täna hinna lukku, maksate õpikaupa ning kui see rajon on valmis, siis tõenäoliselt ta maksab poole rohkem, kui mitte 2 korda rohkem, sest siin on väga vähe maju ja arendajal on jäänud veel müümata alla 10 maja ja kui need müüakse välja, siis tekib väga suur järelturg ka paberi peal. Miks paberi peal? Sellepärast, et inimesed, kes alguses ei uskunud sellesse rajooni või mõtlesid liiga kaua või kogusid raha ja jäid ilma, need hakkavad ostma järelturul, sest arendajalt enam midagi osta ei saa. Ja kui nad tahavad osta Jumeirah ja rannikuala viimasele maalapile endale korterit eksklusiivses rajoonis, siis nad peavad ostma teilt ehk investorilt, sest arendajal enam midagi ei ole. Antud rajoni suurim eelis on see, et siia ostes korteri, te saate valida ükskõik millise strateegia. Ta sobib nii edasi müügiks, sest on 2 korda soodsam kuni analoogne valmis rajon mere ääres. Ta sobib nii pikaajaliseks üüriks, sest kõik jõukamad inimesed tahaksid elada mere ääres ja downtownile DFC-le lähedal. Ning ta sobib ka lühiajaliseks üüriks, sest siia tuleb rand, laguunid, ilus promenaad, see on uus eksklusiivne tulev rajoon ja jällegist rõõn, et tal on 15 minutit downtownist, mitte 40 kuni 60 minutit, nagu näiteks täna Dubai Marina ummikutega, mis teeb teile selle korteri ostmise avatud kaartidega, ehk te saate valmida siis otsustada, kas te tahate müüa või te tahate üürile jätta või hoopis ise paar kuud elada ning ülejäänud aja selle välja üürida näiteks Airbnb's. Need 3 maja on siis välja müüdud, see maa on välja müüdud, nendes 2 majas on veel alles viimased korterid, see maa on välja müüdud ning see on uus maa, mis tuleb kohe müüki, kus on võimalik osta eelmüügi hinnaga, vaate hinna kvaliteedi suhtega korter. Ja need majad, kus on veel nii-öelda kuplid peal, need on müüki tulevad majad ja nagu te näete, neid ei ole enam palju. Need majad tulevad ka müüki ja siia tuleb 1-2 Dorchesteri hotelli, mis on väga eksklusiivsed ja tõstavad selle rajooni väärtust. Ehk kellel on huvi siia rajooni investeerida, siis meil ei ole palju aega jäänud, sest kui siin kõik müüakse välja, siis saabki osta ainult preemiaga järelturul. Ja nüüd me sõidame siit kontorist välja ehitusplatsile. Tavaliselt keegi ehitusplatsile ei viitsi käia, aga mina alati käin. Vaatame, mis seal praegu toimub. Aga ma kohe hoiatan, et teil peab olema ettekujutus, sest paljud täna Dubais rajoonid, mis maksavad väga palju, olid enne samasugune liiv. Nüüd me jõudsime Maritime City's, aga mitte Beyondi veel. Siia tulevad ärihooned, paremat kätt. Meil on promenaadi ääres erinevate arendajate hooned. Siin ehitab LMD, Damag, Danube, Select Group. Et natukene selline kirju pilt. Et ühelt poolt siin on hinnad nagu 10-15% soodsamad, aga teiselt poolt see ei ole kommuun ja majad on erineva disainiga, et selline sigri-migri, et ikkagi Beyondis on ühtne disain, kõik on ühtselt välja ehitatud, mis on
väga hea tulevikus lisaväärtuse tõusel, sest loomulikult Poolsaare tipp on kõige kallim. Aga ärge vaadake seda kui lõpp-pilti, siia istutatakse palju rohelust ja tulevad uued majad, kõik need ehitusautod ja töölised lähevad uudele ehitusmaadele ja tuleb väga äge rajoon, mitte halvem, isegi palju parem kui näiteks täna Dubai Marina, mida kõik armastavad ja kõik tahavad seal osta, elada. Kuigi minu hinnangul see rajon on juba vana, ülehinnatud ja sealt suurt hinnakasvu enam ei tule. Sest näiteks täna Dubai Marinas hea vaatega 3-toaline korter maksab kuskil 6 miljonit dirhami ehk 1,5 miljonit eurot ja siin saab veel 1 miljoni euroga. Ja Dubai Marina ei ole ka kommuun ja First Line meres. Näiteks GBR-il majad nagu Lavi ja One GBR, seal maksavad 2-bedroomid ehk 3-toalised korterid üle 8 miljoni dirhami ehk 2 miljoni euro. Siin saab veel poole hinnaga. Me jõudma siia Poolsaare tippu. Te näete Beyondi kommuuni. Siin hakati ehitama juba esimesi maju, nagu Orais, mis on juba välja müüdud. Ja siin need kõik maad tulevad üksteise järel. Praegu on jah suur ehitusplats, kõik see siit koristatakse ära, korrastatakse, tehakse korda, tuleb uus äge kommuun. Blue Waters oli 7-8 aastat samasugune liivaloss nagu praegu. Te näete, kraanad on olemas, ehitus juba käib. Eks siin 4-5 aasta pärast te mõtlete, et miks te ei ostnud siia mitu korterit. Ja me asume siis Beyondi arendusel Dubai Maritime City Poolsaare tipu. Siia meil tuleb erarand, siia tuleb Dorchesteri hotell ja need kõik majad tulevad siis siia ritta. Nagu te näete, pühapäev, ehitus käib, juba valmistatakse ehitusplatsi ette. Ehk 4-5 aasta pärast meie unistused saavad teoks ja meie investeeringud mitmekordist. Ja kui teil on mingeid küsimusi, mõtteid, ettepanekuid, minu kontaktid on olemas, helistage, kirjutage mulle, teeme videokõne, selgitan kõik lahti või saadan teile lisamaterjali või üldse tulete Dubaisse, toon teid siia samamoodi ehitusplatsil arendaja kontorisse, võtke ühendust.